see laud käib sinna. Ei, mida te teete? Ärge sundige meid sinna tulema. Te ei saa ikka millegagi hakkama. Kleis, kuhu me need kaunistused paneme? Jätke need sinna. See on stressilahke. Nende jaoks, jah. Kas sa tahad öelda, et see pole üldse närvis? Ma mõtlen, et see kõik on ju sinu jaoks. Miks ma närvis olema peaksin? See on sinu sünna ju. Ma olen alati närvis, et midagi võib valesti minna. Ma ei tea, see lihtsalt ei tähenda mulle nii palju. Aga mõtle, kui palju lahedaid kingitusi sa saad. Ma mõtlen, et loomad armastavad sind. Eriti veel pärast seda, kui sa selle tüdruku sealt põlevast poolist päästsid. Aga muide, kas selle tüdrukuga on kõik korras? Ja temaga on kõik okei. Ta sai ainult mõned kriimustused. Tore, et see hästi lõppes. Jep, aga lähme nüüd, ma ei viitsi siin passida. Mina ka mitte. Ma ei tea. Ma lihtsalt ei näe selle väga ponti. Ja see on suhteliselt mõttetu, kui sa seda niimoodi ütled. Kuule, ma hakkasin praegu mõtlema. Ma isegi ei tea ju, kes sellele peole tulevad. Sa pole nimekirja näinud, või? Ei ole tegelikult. Ma ütlen sulle, see on pikk. Väga pikk. Minu jaoks on lihtsalt tähtis, et mu sõbrad tuleksid. Ära muretse, nad on nimekirjas olemas küll. Okei, siis on kõik korras. Wow, pidu algab poole tunni pärast juba. Ups. Anna-Liis, su sõbrad on siin. Kas ma lasen nad sisse? Jaa, muidugi. Anna-Liis! Kuti! Ma igatsesin teid. Usu mind, me igatsesime sind ka. Eriti Amelia. Rahune nüüd maha. Ma ei suuda uskuda, et Anna-Liis päriselt endale kuningliku sünnipäevapeo saab. Lihtsalt, oh my god! Anna-Liis, miks sa ei võiks selle peo pärast nii elevil olla? Oot! Kas sa tahad öelda, et sinu Anna-Liis polegi elevil? What? Mitte eriti. Oh my god. Ma ei usu oma kõrvu. Aga tulge edasi. Ja lähme sinna, mis me ikka siin ukse ees passime. Mida see teksim maas teeb? Ma magan sellel. Sa magad põrandal? Kui sul on nii ilus voodi? Ma arvan, et üks minu kõrvadest just murdus. See voodi on liiga pehme ja kust otsast see ilus on? Ma ei tea. Just nimelt. Aga kus sa nätt on? Ta jäi haigeks, aga ta palus, et me tema poolt sulle palju õnne sooviksime. Kahju, et ta tulla ei saanud. Me saame äkki mingit süüa talle kaasa pakkida. Et ta näiteks torti või midagi, ma ei tea. Anna-Liis. Mis on? Viisakus! Igastahes su kleit on siin. Oh jumal küll. See on siin kotis. Ma jätan selle siia ja ma tahan, et sa õigeks ajaks peole jõuaksid. Olgu, ma pean minema. Palju õnne. Te just kohtusite saatanaga. Mis tema probleem on? Ta on lihtsalt hull. Ma mõistan nüüd palju paremini, miks sulle siin ei meeldi. Ma ei taha isegi teada, milline see kleit on. Aga mina tahan. Au. Amelia. Sa pead ettevaatlikum olema. Sorry. Nii. Mis asi see on? Äkki see näeb seljas parem välja? Ma vihkan oma elu. Aga ma arvan, et oleks õige aeg meil oma kingi üleandmiseks. Jaa, kott on siin. See on meie kink sulle. Aitäh, aga kuidas sa selle koti sinna said? Mul on omad viisid. Mida sa ootad? Tee see lahti! Juba teen. Oh my god. Kas meeldib? Ma armastan seda. Me mõtlesime, et kuna Kleis niikuinii sulle valib midagi, mis sulle ei meeldi, siis me valisime sulle ise midagi. See oli väga hea mõte, kuna lihtsalt, vau, ma armastan seda. Tore, et sulle meeldib. Kuulge, pidu algab 10 minuti pärast. Okei, Anna-Liis, meil läheb kiireks. Me läheme peole, aga sina pane oma riided selga ei tule järgi. Okei? Okei, teeme nii. Okei, turbo riietumine läheb. Ma lähen vaatan, kas neil midagi head juua on. Ma tulen kaasa. Ma tahaks süüa midagi. Neil polegi vist kohvi.
no sinusugune luuser jooks muidugi peal kohvi. Vabandust, pole midagi. Oi, kas väikesel Eminil on peale printsessi veel sõpru? Kui nunnu? Kes sa oled? See on Edward. Kas sa polegi must rääkinud? Ma tunnen end solvatuna. Mida sa siin teed? Mu perekond sai kutse. Kui lahke Annaliisist. Sa ikka tead, et Annaliis ei valinud, kes siia peale tulevad. Aga kuidas teiesugused luuserid siis siin on? Meie oleme siin, sest meie oleme päriselt Annaliisi sõbrad. Erinevalt sinust muidugi. Ma ei usu, et sa minule väga vastu tahaksid siin hakata. Lähme, Andre. Jaa, ma ei lange nii madalale, et siin sinusugusega kaklema hakata. Räägime hiljem. Kas te sööma ei pidanud minema? Edward oli seal. Kes on Edward? See on... Annaliis tuleb. Kas see ongi see imeline kleit, milles Annaliisel valisid? Kuna ma lootsin midagi roosamat, see pole õige kleit. Ma lihtsalt pean seda ütlema. See on parim sünnipäevakink, mida te teha saite. Tore, et sulle see meeldib. Okei, aga mis sellel peol siis siin teha saab? Süüa? Okei, siis natuke lihtsam küsimus. Aga mis selle peo juures halvasti on? See on ikka. Muusika on halb. Edward on siin. Kohvi pole. Oot, miks Edward siin on? Ta pere on väga rikas, nii et ta kutsuti ja mis värk temaga on, et te temast räägite? Ta on lihtsalt üks väga kohutava iseloomuga loom. Okei. Mul on igav. Ma olen nõus, ma just tulin, aga mul on juba praegu igav. Ja see pidu siin on täitsa mõttetu. Aga mis te arvate sellest, kui me läheme minu tuppa ja teeme enda väikese peo? Jah, muidugi. Okei, lähme. Ja see oli siis nagu, ma ei saa lihtsalt aru, mida ta mõtles. Tere. Me sooviksime printsess Annaliisiga intervjuud teha, aga me ei leia teda kusagil. Ärku muretsega, ma otsin ta üles ja teatan teile. Aitäh teile. Kuhu ta minna võis? Mul on üks mõte. Ma tulen kohe tagasi. But you're going and you know that all you have to do is say a minute, just say your time, the clock is ticking. See lõbus, jaa. Vot seda kutsun ma juba peoks. Mul pole enam ammu nii lõbus olnud. Jaa, sama siin. Aga kuidas sina, Annaliis, end tunned? On see parem pidu kui see, mis seal oli? See on 1,000,000% kindlusega parem. Tead, kui sa oleks praegu öelnud, et sulle ei meeldi see pidu siin, ma oleks su reaalselt maha löönud. Annaliis, mis siin toimub? Ma lihtsalt vidutsema. Emily, pane muusika kinni. Vabandust, aga ma sooviksin Annaliisiga omavahel rääkida. Kas te saaksite palun lahkuda? Okei. Miks arvasid sa, et on hea mõte niimoodi ära minna? Kui sulle korraldatakse sünnipäevapidu, võiksid sa ikkagi seal olla. Ja mida sa kannad? Enda arvates tõin ma sulle ilusa kleidi, mida kanda. Oi, aga võib-olla oleksin ma päriselt sellel peol, kui see kõige igavam asi maailmas ei oleks. Ma ei lase sul minuga niimoodi rääkida. Ja mida sa selle popcorniga teed? Ma söön popcorni, nagu normaalsed loomad. Aga noh, sa pole normaalne nii, et sa ei saa aru. Tead,
ma olen sind hoiatanud. Ja ma olen proovinud meeldiv olla. Meeldiv. Sa ei sega mulle vahele. Igastahes. Ma olen sulle öelnud, et kui sa mu reegleid eirad, ei jää sa karistuseta. Ja kuna sa ilmselgelt ei hoia mu reeglitest kinni, pean ma ju midagi tegema. Mis paganama reeglid? Teedkava järgimine, viisakalt käitumine, minu kuulamine. Need on reeglid. Ja nüüd lasen ma oma karistuse käiku. Vot, seda ma tahan kuulda. Ma keelan sul sinu sõpradega suhtlemise. Sa ei tohi nendega suhelda ega kokku saada, kuna ilmselgelt pole nad sulle head. Kuna, nagu ma oletan, et selle kreidi tõid nemad sulle ja mõte siia tulla oli sammuti nende idee. Sa ei saa seda teha. Mis mind takistab? See on sulle hea. Nad on mu sõbrad. Võib-olla sul on raske mõista, kui tähtsad sõbrad on, kuna sinusuguse hulluga ei taha keegi sõber olla. Sa ei karju mu peale. Aga miks ma ei või? Miks ei või ma ennast väljendada? Jah, kuna sulle ei meeldi see, kes ma olen. Sa tahad, et ma oleksin mingi täiuslik printsess, aga see ei ole mina. Ilmselgelt ei õpi sa piisavalt kiirelt. Ja ma tahan, et sa selle jubeda sinise kõrvarõnga kandmise lõpetaks. Kas sa üldse tead, mida see kõrvarõngas mulle tähendab? See kõrvarõngas on viimane asi, mille mu ema mulle andis. Ta andis selle mulle enne, kui ta lõplikult kadus. Ja siiamaani ei tea mitte keegi, mis temaga seal juhtus. Ilma selle kõrvarõngata poleks ma siin. Kui mina ütlen, et sa võtad selle ära, siis sa võtad selle ära. Mina teen, mida iganes ma tahan. Sa oled mulle ei keegi. Ma ei jää siia seda kuulama. Ma saadan su ex-sõbrad minema ja ma ootan sind peol tagasi. Mida sina siin teed? Kao! If you don't save me right away, just let me be who I am. It's what you really need to understand. And I hope so hard for the pain to go away. And it's torturing me, but I can't break free. So I cry and cry, but just won't get it out. The silence screams. See on läbi. Ma ei kavatse enam kannatada. Minek. Pagan. Ei, me ei peata siin. Kivid. Aeg koju minna. My silence scream. Emily, me otsisime sind. Pole aega seletada. Tule minuga, me peame tagasi minema. Nii et Grace meid ei näeks. Miks? Nagu ma ütlesin, pole aega seletada. Tulge. Oodake. Keelake selg ja ärge tõmmake tähelepanu. Okei, lähme. Ma olen tagasi. Kas sa tead, kus Annaliis on? Ma otsisin teda. Ta tuleb varsti. Ta oli oma toas. Oh my god. Mis siin juhtus? Ta on läinud. Grace, sa ütlesid, eks, et Annaliis oli oma? Jaa. Ma lähen vaatan, kas ta tuleb. Jaa, okei. Me peame ütlema. Jaa, peame ütlema. Kas Annaliis on teiega? Ma ütlen talle. Annaliis. Annaliis on läinud. Ja ema oli nagu, oh my god, kuninganna. Ja. Mida? Palun tulge minuga. Ma pean ära käima.
mis juhtus? Anna-Liis on ära jooksnud. Ah jumal küll. Kas sa tead, miks ta seda tegema peaks? Sa ütlesid, et sa olid enne temaga. Ei, ma ei tea. Oled sa kindel, kas ta tundus veider või kas ta ütles midagi või äkki sina ütlesid midagi? Ma ei tea, mis juhtus. Mulle aitab. Ma olen liiga kaua vaikinud. Emili, rahune maha. Ei, praegu on see hetk, kus ma pean midagi ütlema. Ja mind ei huvita, mis tagajärjed on. Kuna pärast kõike seda, mida Anna-Liis on minu heaks teinud, pean ma ka lõpuks tema eest välja seisma. Ma olen olnud liiga kaua see väike argtüdruk, kes ei ütle mitte kunagi mitte midagi. Grace teab väga hästi, miks Anna-Liisi praegu siin ei ole. Aga enne peaks vist rääkima sellest, mis on toimunud esimesest päevast, kui Anna-Liis siia kolis. Kas te teadsite, et Grace täielikult terroriseerib Anna-Liisi? Grace ei luba Anna-Liisil mitte midagi ise otsustada ja käsib tal alati roosat kanda. Grace käskis Anna-Liisil ka dieetkava järgi süüa pärast seda, kui ta haiglast välja sai. Aga Grace pole ainus, kes siin midagi valesti teinud on. Mäletate Anna-Liisi esimest koolipäeva? Täpsemalt seda, kui ta verise ninaga siia tuli. Ma ei usu, et te teate, mis päriselt sellel päeval juhtus. Meie koolis on selline poiss nimega Edward Mikkelson, kes muideks on praegu sellel peol siin. Edward on mind kiusanud juba aastaid, füüsiliselt ja emotsionaalselt. Ja siis, kui Anna-Liis kooli tuli, oli tema esimene, kes Edwardile vastu hakkas. Anna-Liis on esimene sõber, kes mul on olnud aastaid. Aga Edwardile ei meeldinud, et keegi talle vastu hakkas. Nii et ta lõi Anna-Liisi. Ja sealt tuligi verine nina. Ja sellel päeval, kui see kool põlema pandi, sellel päeval sattus Anna-Liis Edwardiga kaklusesse, mille käigus Edward Anna-Liisi taaskord lõi. Ja Edward on ka mind korduvalt ähvardanud, et kui ma kellegile midagi räägin, siis teeb ta Anna-Liisile midagi. Ja mäletate seda, kuidas Anna-Liis nüüd üks päev kooli jooksis, kui ta pidi kodus olema. Ta tuli sellepärast, et Edward kiusas mind. Ma olin sellel päeval terve kooli naerualune, aga Anna-Liis tuli ikkagi kooli ja toetas mind. Anna-Liis on läbi elanud nii palju, lihtsalt selleks, et mind kaitsta. Aga see pole isegi kõige halvem asi sellest, mida Edward teinud on. Kuna siin on veel keegi, kes sooviks midagi öelda. Ja aga kuudu minna või see on, ma ei saa sekka. Ma suudan selle lihtsalt vastu. Jaa. Mida? Sa pead kohe siia tulema. Olgu näeme. Täpselt õigel ajal. Räägi neile, Kevin. Räägi neile, mida Edward tegi. Edward proovis Anna-Liisi tappa. Kuidas? Edward oli see, kes selle kooli põlema pani. Õigemini, ta palkas kellegi seda tegema. See on alanud. Ja täna Edward helistas mulle. Ta tahtis, et ma tuleksin temaga siia peale ja et ma tooksin Anna-Liisi selle suure saali keskele. Edward tahtis selle suure kroonlühtli laest Anna-Liisile peale kukutada ja teha nii, et see näeks välja nagu õnnetus. Olgu. Nüüd siis selle juurde, mis natuke aega tagasi Anna-Liisi toas juhtus. Siis, kui Grace seal oli, Grace ütles Anna-Liisile, et ta ei tohi enam meiega suhelda. Ehk Anna-Liisi sõpradega. Ja Grace ei lubanud Anna-Liisile ennast seda sinist kõrvalõngast kanda. Teate küll, seda kõrvalõngast tänu millele te seda leidsite. Anna-Liisil on väga palju haiget tehtud. Ja ma isegi ei imesta, et ära jooksis. Kuna, kui mina oleksin tema asemel, oleksin ma sama teinud. Aga nüüd on ta seal väljas kuskil ja temaga võib ükskõik mis juhtuda, kuna teie ei hoolinud temast piisavalt palju. Emili, oota. Anna-Liis on terve oma elu väga tugev olnud, aga ta on pidanud ka väga palju läbi elama. Ja ma ei suuda uskuda, et te talle midagi sellist teeksite. Emili, oota. See, mida sa seal tegid, see oli õige tegu. See oleks pidanud olema õige tegu juba väga kaua aega tagasi. Ma olin liiga arg, et kellelegi rääkida, mis toimub. Ja nüüd on see minu süü, et Anna-Liisi praegu siin ei ole. Et ta ära jooksis. See pole sinu süü. Ja Anna-Liis isegi ütles, et ta tahab
mis juhtus? ma arvan, et ma tean, kus ta on. lõpuks. ma olen seda kohta igatsenud. jaa, ma armastan seda maja. ma tean, siin on nii lõbus. mul on kõht tühi. praegu on uues palju pähkleid. tahate neid sööma minna? jaa! Lähme! tule, Amelia. tulen. oi, on sinuga kõik hästi? kõik on korras. sa hirmutasid mind. siis sain ma oma missiooniga hakkama. ma olen siin, aga midagi on puudu. mitte miski ei saa olema nii, nagu need kunagi olid. ma ei ela enam siin. aeg on tulnud ja ma pean oma uue eluga leppima. ükskõik kui palju õnnelikum ma siin olen. ei taha ma siin üksi olla.